Talv on läbi saanud ja alanud on kevad. Elva rahvas ootab nüüd huviga, mida uut hakkab juhtuma meie linnas. Kas on oodata uusi võistlusi? Kas toimub mõni kontsert? Kuidas läheb valimistel? Ja mis saab meie pargist? Juba mõnda aega ei ole kuulda olnud Coobi sepitsustest. Kas tuleb selline pood, nagu rahvas seda soovib või sõidetakse kohalikest huvidest buldooseriga üle? Kui rahvas eelmisel aastal kokku tuli, et näidata üles hoolivust loodusliku linnaruumi ja pargi säilivuse poolt, siis korraldaja sai ise tegevuse eest politsei kaela. Linnavalitsus kaitseb kiivalt kaupmehe huve, sest Elva linnas monopolis oleval kaupluse ketil on ju raha. Kas teile ei tundu, et meil on tekkinud linnas selline ühe kaubandusketi monopol? On juba 5 kauplust, kõik tarbijate ühistu esindajad. Kuhu jääb siis see tarbija valikuvabadus? Ei, ega tarbijal on valida selle üle, mis nagu pakkuda on. Ega Elva linn, meie oleme väga selles mõttes poolt, et siia tuleks juurde mingid väikeseid toidupoode ja ükskõik midagi. Ega me ei saa sellest tõttu nüüd öelda, et suurele poele me teie laiendust või arendust ei hakka vaatama ja sooviksime, et kaubandus läheks väiksematesse kätesse. Ja selle asemel, et arendada linna maha jäänud piirkonda, ollakse nõus ära andma värsket valminud parki otse linna südames. Me räägime ikkagi praegu kesklinnast või lausa nagu vanalinnast Elvas. Miks sellist kaubanduskeskuse laienemist ei planeerita linna äärde, nii nagu suurtes linnades seda tehakse? Miks me ei tee seda Arbimäe, kus on piisavalt ruumi laienemiseks ja kus on vananenud, ärid ümber, mis ei sobi enam linnapilti? Mis puudutab nüüd neid keskusi või poodi, mis on nii-öelda nagu linna ääred. See trend on tegelikult selline 10 aastat vana. Aga mis saab meie lastest, kes peavad 2 koolimaja vahel liiklema? See park on üks väheseid kohti kesklinnas, kus lapsed võivad vabalt liikuda. Kas pargi asemel peavad nad hakkama samuti poes hängima? Praegu enamik inimesi kõnnib paralleelselt sõiduteedel. Kooli äärest. Seal on kõnnitee olemas, seal on liikumine seda pidi ja see ei saa eeldada nagu mingit kinni. Et inimestele jääbki see ainult siis see kitsas rada? Ei, ega praegu on see rada täpselt sama lai nagu uueski projektis, et kui inimene soovib, siis praegu võib ka selle tee pealt, mis on siin näidatud, siin on ka siin. Keegi soovib, siis ta võib käia ka siit üle parkla diagonaalist kuidagi, see on nagu soovitatav, et see liikumise loogilisuse pärast soovitati siia teha veel täiendavad nagu võib-olla mõni sebra või selline ohutuse mõttes, aga siin me katsume nagu selle hea avaliku ruumiga kokku panna just selle suuna, mis siit Juubelitamma juurest tuleb, et see oleks parem läbita. Praegu siin nagu sebrat ei ole, praegu on ülemineku koht kristniku juures. Ma arvan, et see ei mõjuta või halvemaks ei muuda kindlasti seda laste liikumist. Ohutusele pigem nagu mõju ise hästi. Parklad ei ole mõeldud jalakäijatele liiklemiseks. Seal ei ole ju midagi hingata. Autode koht ei ole südalinnas. Nendele tuleb luua parkimisvõimalused linna äärde ja sinna rajada ka ostukeskus, et mitte reostada meie linna. Tuleb leida lahendus, ümberkaudsed inimesed, siis areneda sooviv ettevõte ja linnaruum kõik nagu võidaksid. Ja ma olen kaunis veendunud, et see on võimalik. Jääme lootma.